Olgu, pöördume nüüd Gaza sektori poole. Kaks väga erinevat lugu, mis Gazast tulevad, viitavad samale suuremale küsimusele. Kes tegelikult kontrolli omab? Iisraeli kaitsevägi ja Iisraeli luureteenistus Shin Bet ütlevad, et Hamas muudab ühe Gaza suurima haigla ülekuulamiskeskuseks, piinamise ja hirmutamise kohaks, kuna terrorirühmitus püüab säilitada oma kontrolli elanikkonna üle. Iisraeli luure väidab, et Hamas tegutseb Han Yunise Nasseri haiglas, väidetavalt ülekuulab ja välja pressib seal palestiinlasi. Samal ajal selgub Associated Pressi uurimisest, et salakaubandusvõrgustikud toovad Gazasse kõike, alates sigarettidest ja iPhone'idest kuni ravimite ja kütuseni, kus mõned kaubad müüakse mitmekordse hinnaga. Raportis väidetakse ka, et Palestiina ametnikud, Iisraeli sõdurid ja vahendajad saavad osa tulust, samal ajal kui Hamas väidetavalt kogub raha salakauba pealt. Mida need arengud meile siis räägivad Hamasi kontrolli kohta Gaza üle ja kasvava surve kohta tsiviilelanikele? Meiega liitub selle teema lahkamiseks Kairos on Gazast pärit rahuaktivist Rami Aman. Rami, Iisraeli kaitsevägi ja Shin Bet väidavad, et Hamas kasutab Nasseri haiglat ülekuulamis- ja piinamispaigana. Milline on sinu reaktsioon nendele süüdistustele? Ja kui usutavaks sa neid pead? Aitäh sulle. Minu reaktsioon on see, et nii Shin Bet kui ka Hamas kasutavad Gaza sees olevaid inimesi nagu mängunuppe. Inimesed Gaza sees. Shin Bet ütleb Gaza kohta, et see on Hamasi linn. Hamas usub IDF-i. Lõpuks pärast 3 aastat arvan ma, et on väga selge, et Gaza inimesed ei saa midagi teha. Ainult meie räägime Hamasist. Hamas on Hamas, midagi ei saa muuta ja IDF on IDF. Jihad AP kirjeldab samal ajal õitsevat musta turgu ja tõusvaid hindu. Iisrael ütleb, et Hamas tugevdab ülekuulamisi ja hirmutamist samal ajal, kui see kõik toimub. Nendelt Gaza inimestelt, kellega sa koha peal räägid, mida nemad tahavad näha juhtumas? Kas on tõsi, et toetust Hamasile on vähem kui kunagi varem? Ja kas sa arvad, et Hamas saab sellest aru? Hamas on juba aastaid kaotanud Gaza elanike toetuse. Pärast esimest sõda 2009. aastal, teist sõda 2014. aastal ja sellele järgnenud aastaid. Kuni 2023 aastani enne. 7. oktoobrit kutsusid 100 000 inimesed Gazas Hamasi üles Gazast lahkuma. Selle tõttu läks Hamas piirile. Pärast Trumpi avaldust tundsid inimesed Gazas, et võib-olla on võimalus Gaza komiteel moodustada valitsus Gazas, aga mitte midagi. Inimesed Gazas ootavad uut valitsust, Iisraeli valitsust, kõik Gazas, kaasa arvatud mina. Ka minu pere, ka need, kes toetavad rahu Iisraeliga, meid sildistatakse Hamasiks. Netanyahu ei luba Palestiina omavalitsusel Gazat kontrollida. Netanyahu ei luba kellelgi teisel Gazat kontrollida. Nii et ma arvan, et see on nagu uuendatud Hamas. Nüüd, Iisraeli droon Gazas alates 2007. aastast. Nad näevad kõike Gaza sees, mitte ainult Nasseri haiglas. Nii et ma arvan, et see on ainult mäng. Ja nüüd ootame Iisraeli valimiste tulemusi. Ja midagi ei muutu. Ma arvan, et sõda jätkub endiselt. Hamas kasutab sõda väga hästi oma eesmärkide edendamiseks. Hamas, kui kas või üks palestiinlane on elus, siis sa ei leia Hamasi mitte tema ees ega taga. Sa leiad Hamasi tema kõrval. Ja Netanyahu ei tee seda. Õige, ma mõtlen, et ilmselgelt on lihtsalt nii suur lootusetus, see tundub olevat tõeline tunne, tead, täielik häving nende seas, kes praegu veel Gaza sektoris on. Ma arvan, et muidugi on küsimus, miks me ei näe, et inimesed tõuseksid Hamasi vastu suuremas arvus, kui see tõesti on nende meeleolu. Tead ilmselgelt nende teadete valguses, mis räägivad tsiviilisikute vastu kasutatavast vägivallast ja ülekuulamistest. Kas on üldse mingit võimalust, et elanikkond saaks sellele vastu hakata? Või kas sa usud, et kui Iisrael ei toeta ühtegi alternatiivi, siis pole mingit võimalust edasi liikuda? Ma võin sulle veel midagi selgitada. Gazas või Palestiina aladel puudub meil 3. osapool, kes suudaks avaldada survet nii Hamasile kui ka Bumazeenile.
Iisraeli kogukonnas ei leia sa kolmandat osapoolt. Sa ei leia inimesi, kes püüaksid avaldada survet Netanyahule, vasakpoolsetele parteidele, usuringkondadele, kõigile. Aga Palestiina aladel pole meil juhte. Maailma Netanyahu rahvusvahelise kogukonna jaoks. Nad on rahul Hamasi ja Fatahiga. Enamik inimesi Gaza sees võiksid oma riigist lahkuda, aga probleem on selles, et meil pole Hamasi tapetud. Kas oli mingit võimalust viimastel aastatel mingit liikumist luua? Hamas tahab maailma üle valitseda. Kui te eemaldate Hamasi Gazast, leiate Daeshi, leiate tavalise jõugu. Mida? Me vajame valimisi, aga mitte sellistes tingimustes. Me vajame püsivat aega, et saaksime eemaldada Hamasi, eemaldada kõik teised. Aga me vajame püsivat aega. Aga Gazas elavaid inimesi tapavad nii iisraellased kui ka Hamas. Iga päev Hamas arreteerib, sihib või eemaldab kedagi. Kedagi ei huvita. Õige. Ma mõtlen, ilmselgelt on see väga laastav olukord, väga raske on vaadata neid pilte, mis praegu Gazas tulevad ja ma arvan, et Ted, kindlasti on rahvusvaheliselt soov siin mingisugust plaani edasi viia, kuid on palju küsimusi selle kohta, milline see plaan välja näeb ja kuidas panna Hamas lõpuks relvad maha panema. Tead, Rami, ma tahaksin sind veel kord tänada meiega liitumise eest. On alati huvitav kuulda sinu arvamust selle kohta. Ja tead, ma arvan, et me kõik loodame, et mingisugune lahendus leitakse mingil hetkel. On olemas lootus. Ma räägin inimestega, iisraellaste ja palestiinlastega ja sellepärast usun ma sellesse endiselt. Poliitika on poliitika, aga tead, inimesed iga päev paljud iisraellased ja palestiinlased räägivad omavahel või teevad koos huvikaitsekampaaniaid. See on tõsi. Keegi ei tea neist midagi. Iisraelis sees, Gaza sees inimesed räägivad omavahel, aga juhte pole. Meil pole juhte. Nad teevad oma hääle kuuldavaks. Inimesed Gazas kardavad rahutööd, kardavad läbirääkimisi, sest 19. kuupäeval rikkus Hamas rahutöö maine. Nagu rahutöö Iisraelis, rahu on väärtus. Austus on hea asi. Seega peame lootust endas hoidma ja ma uskusin sellesse. Aitäh! Aitäh, Rami!